Kultuurisõda ehk süstemaatiline rünnak tervemõistusliku maailmatunnetuse vastu on meie hinnangul lihtsalt külm tõsiasi. Järgnevalt kuuleme, mida arvavad sellest teised ühiskondlikud ja religioossed mõtlejad. See on muidugi väga lai teema, aga mulle endale tundub, et meil toimub teatud peata olekus mööda platsi ringi jooksmine Eestis. Et ei ole sellist vundamenti, millele kogu ühiskond toetuks. Ja minu meelest see on üks olemuslik probleem praegu, et väga paljud ka sellised kodanikualgatused või ka kirik või ka mõned riigiametnikud või ka poliitikud teevad päris õigeid samme. Samal ajal tundub, et mingi teine samm tundub nagu liigub vales suunas või ollakse pisut harali. Ja ma arvan, et see on ikkagi seotud selge vundamendi puudumisega või selle määratlemise. See on määratlemata jäänud. Et eriti olukorras, kus me oleme nüüd avanenud maailmale või maailm on väga väikseks jäänud, et põhimõtteliselt elab eestlasi ju üle gloobuse ja väidetavalt juba üle 200 000 või ligi 200 000 eestlast elab väljaspool Eesti piire ja samal ajal me praegu tõsiselt arutame selle üle, et kui eestlased liiguvad välja, kas teised võivad liikuda jälle meile siia sisse, mis see tähendab meie elu jaoks, meie kultuuri jaoks ja mulle tundub, et meie riigi ametlik selline poliitika või suund on kohati suunatus või suuna puudumine. Ja see tuleneb sellest, et oma avatuses või sellises liberaalses käed nii laiali kui võimalik võtmaks vastu kõike, mis on uus ja mis kuskilt tuleb. Et selline hoiak viib ühel momendil sellesse hetke, et tegelikult jääd sa nagu tuule käes tiirlema, käed laiali. Et me peame julgema määratleda ära, mis on meie enda sügavam kultuuriline vundament. Ja siis me teame ka, mida me hoidma peame ja säilitama peame. Ja kahju on muidugi ka selles, et sageli praegu eriti kogu selles pagulaste teema võtmes, mis on hetkel väga aktuaalne, ka muidu külg külje kõrval liikuvad nii-öelda jõud või grupid hakkavad ka siin aeg-ajalt keerama üksteise vastu. Ja mulle tundub, et see on seotud sellega, et suheldakse võib-olla liiga palju mitte ühes ruumis viibides, vaid võib-olla avalikus ruumis viibides. Et kui sõnumeid edastatakse läbi avalikkuse ja üksteise sõnumeid ka hinnatakse läbi avalikkuse või kritiseeritakse läbi avalikkuse, siis hakatakse ka üksteisest mööda rääkima. Et kirikutki on praegu päris tugevalt kritiseeritud nüüd lähtuvalt siis sellest, et ELK on väljendanud teatud valmisolekut võtta vastu tagakiusatud kristlasi ja püüdma aidata. Samas ei ole see meie hirmus soov ja tahe olnud tuua siia teisest kultuuriruumist isegi kristlasi. Aga me näeme, et see on teatud olukord, kus me peame midagi proaktiivselt tegema, mingid sammud astuma. Ega me ei pruugi ka olla õnnelikud keegi selles olukorras, aga me peame midagi tegema ja ma arvan, et me peame üksteist püüdma mõista selles olukorras ja püüdma hoida ka ikkagi kokku, sest mulle tundub, et sellist konservatiivsemat traditsiooni hindavat või traditsioonilisi väärtusi nende hulgas ja esmalt kristlikke väärtusi
ja selliseid fundamentaalseid seisukohti hindavad grupid peaksid hoidma kokku ja püüdma mitte lõhkuda ka oma sellist koostööd. Isegi kui me teatud nüanssides oleme võib-olla teisel seisukohal ja siin hakkavad kaasa mängima ka, ütleme siis, kui me räägime näiteks sellest pagulaste teemast, üleüldse kristliku ligimese armastuse küsimus, aga samal ajal me näeme ka, et ka poliitika mängib kaasa. Ka poliitikas olevate nii-öelda erakondade programmid mängivad kaasa ja igal ühel on omad motiivid, miks siis edastatakse ühte sõnumit või teist sõnumit. Aga tulles selle kultuuriliste suundumuste juurde ja kuhu me teel oleme, individualism on eestlasele omane, aga kui seda veel õhutada sellises äärmuslik humanistlikus suunas ja teha, seda ma olen ka varem väljendanud, et teha inimesest endast Jumal, siis mulle tundub, et me oleme valel teel, et siis kaob ära alandlikkus, kaob ära üksteise aitamise tahe ja asemele tuleb ainult iseenese peale mõtlemise selline tahe ja soov. Ja seda peaks nagu laiemalt analüüsima ja siin peaks paljud erinevad liikumised, jõud meie ühiskonnas nagu seljad kokku panema. Ja ma ei vastanduks ka poliitikuid ja mittepoliitikuid. Me kõik, kes me avalikkuses oleme, edastame mingit sõnumit ja teatud mõttes on need ka omamoodi poliitilised sõnumid, aga ma arvan, et tuleb leida partnereid ja neid on igas inimgrupis, ka poliitikute hulgas on neid inimesi, kes väga palju neid inimesi, kes ikkagi tahavad Eestile parimat, aga nende nii-öelda mängumaa on piiratud, nad saavad teha neid samme, mis on nende võimuses ja eks see puudutab meid kõiki, kellel meil oma positsioon või oma ülesanne või missioon siin ühiskonnas on. Huvitav asi on see, et see mängumaa, mille piires meile antakse võimalus tegutseda, paistab väga sageli viimasel ajal just olevat piiritletud selle läbi, mida nimetatakse euroopalikeks väärtusteks. Et kuidas seda konflikti lahti mõtestada ja mis need euroopalikud väärtused see õieti üldse on? Ja kuidas me peaksime tegutsema seistes silmitsi sellise olukorras, kus meile öeldakse, me peame oma identiteedi keskmeks olevatest väärtustest lahti ütlema, selleks, et olla kooskõlas euroopalike väärtustega? Jah, see on päris hea küsimus, et selle teema aruteluks võiks ühe konverentsi kindlasti korraldada, et millised on euroopalikud väärtused ja siis oleks muidugi kõige parem, kui selle konverentsi tulemus oleks mingisugune ühiskondlik kokkulepe, et me peame euroopalike väärtuste all silmas just seda, mis me siis oleme kokku leppinud. Aga see oleks jällegi kokkulepe meie ühiskonna piires, et ilmselt Soomes või Rootsis või Norras või Hollandis saadakse euroopalikest väärtustest jälle teisiti aru. Nii et mina ise muidugi läheksin ikkagi jälle juurde tagasi, ehk siis otsiks seda ühisosa, mis on olnud ajalooliselt Euroopas see ühendav osa ja siin ei saa üle ega ümber ikkagi kristlikest väärtustest või voorustest või ka kristlikust siis maailma käsitlusest. Aga mis need euroopalikud väärtused täna on, see on tõesti hea küsimus, et kas Venemaa Euroopa osa ei väljenda euroopalikke väärtusi, et millised väärtusi nemad väljendavad, see on ka selline retooriline küsimus. Või kui me räägime, et Venemaa tahab taastada impeeriumi, siis millist, kas Nõukogude Liidu aegset või tsaari aegset, et me kõneleme sageli loosunglikult ja me tegelikult ei täpsusta, mida me mõtleme ja euroopalike väärtuste eest seismine tähendaks ka seda, et me enne ikkagi defineeriksime, mis nad on. Ja ma arvan, et need väärtused ei saa ju niimoodi muutuda, nagu muutub siis
õigusruum Euroopas või erinevates Euroopa riikides või käsitlus näiteks perekonnast, mis on olnud ju väga selline tõsine arutelu teema viimastel aastatel, et need väärtused saavad olla ikkagi paigas ja see on üks selline ilmapuu või telgivai. Mulle meeldib, Kaitseväe juhataja on väljendanud, et kristlik kirik ja kristlikud väärtused, et see on nagu ühe missioonil viibiva sõduri telgivai, mis hoiab püsti kogu tema seda maailma, millest ta siis on ja millest ta on ka kaitstud. Seal võib olla ka missioonil viibides kuskil ohupiirkonnas. Et eks need väärtused ja see vundament peaks olema midagi, mis on paigas ja mis ei kõigu. Mulle tundub, et kriis on selles, et need väärtused on autoriteetselt sõnastamata või laiema ühiskonna jaoks autoriteedi poolt nagu sõnastamata jäänud või autoriteetide poolt. Või on siis neid autoriteete nii palju, et need väärtused on ka erinevad. Et president evib ühte väärtusmaailma, ma ei tea, peapiiskop või keegi teine, teist väärtusmaailma veel õiguskantsler või mõni volinik veel eraldi väärtusmaailma, et inimesed ei teagi, kuhu liikuda ja siis on veel meedia, on kommertsmeedia, kellel on veel oma selline väärtusmaailm ja nõnda ongi siis selline suhtelisus ja paljusus ja lõppkokkuvõttes kaos ja segadus. Ja ma arvan, et see ongi see, mis iseloomustab meie ühiskonda. Ehk siis tegelikult on kõik justkui olemas. Aga samal ajal, kui kõik on olemas ja kõik on lubatud ja iga asi on õige, siis lõpuks ei ole nagu mitte miski õige. Ja ma arvan, et siin oleks vaja selgust ja ma arvan, et me riigina peaksime kuidagi ühel momendil sõnastama neid asju selgemalt ja ma ise ei näe küll muud võimalust, kui me ei taha nagu seniselt vundamendilt täiesti ära nihkuda. Siis me peaks nagu ikkagi otsima oma kristlikke juuri ja need on täiesti olemas ja sellele vundamendile ikkagi rajama Eesti ühiskonda. Mis võiks need kesksed väärtused olla, mille ümber me ehitaksime sellise tugeva keskmäämal rahvale, riigile, kultuurile? No, ega sellele küsimusele võib-olla ei saagi teisiti vastata, kui väärtustada selgelt perekonda, mis on ka tegelikult põhiseaduse tasemel siiski sõnastatud kunagi õigesti, mis on perekond ja et perekond on ikkagi meie riigi jaoks oluline selline kese. Ja ma arvan, et sellest me peame lähtuma. Nüüd oht ongi see, et perekonna tähendus või mõiste või sisu püütakse ümber sõnastada või seda muuta ja siis läheb kõik nagu paigast ära. See on sama, mis muuta gloobuse pooluseid ja mis selle tagajärg võiks olla. Ehk siis ma arvan, et see võiks olla täna see vastus ja pean muidugi perekonna all silmas selget seni klassikaliseks ja traditsiooniliseks peetud perekonda, kus on isa, ema ja lapsed. Ja loomulikult seal on nii külgnevad kui alanejad ja ülejad sugulased sealhulgas. Et see on see, mis on väike ühiskonna mudel.